Tere! Mina olen Ragne Värk ja kutsun teid kuulama saadet Mis täna söögiks, kus kõik keerleb toidu ümber. Nii, kas olete valmis? Alustame! Mul on külas inimene, kelle retseptid on jõudnud tuhandete kodukokkade köökidesse. Ta on kirjutanud üle 100 kokaraamatu. Neid raamatuid on korduvalt pärjatud aasta kokaraamat tiitliga. Ta on loonud kaasautorina retsepte erinevatesse ajakirjadesse ja toiduettevõtetele ning olnud aastaid üks neist, kelle ideede järgi küpsetatakse pühadelauad ja argiõhtud natuke erilisemaks. Täna töötab ta köögitoimetajana ajakirjas Eesti Naine, luues retsepte, mis on praktilised ja alati kindla peale minek. Paljudele on ta tuttav ka teleekraanilt ehk täpsemalt prillidoosi kööginurgast. Mul on väga hea meel sind tervitada, Liia Virkus. Tere, Ragne. Ma väga tänan, et sa tulid saatesse. Täna me räägime toidust, retseptidest ja kindlasti ka kokaraamatudest. Ja esmalt ma tahakski küsida sinult, kui palju kokaraamatuid sa kirjutanud oled? No ma olen üks autoritest, siis ütleme ligi 120 kokaraamatul. Aga osa, ütlen kohe, on ainult 30 retsepti või siis väiksemad ja õhemad. Ja meid on ikkagi palju neid autorid ka, et ma ei võta tõesti kogu au enda peale, aga tõesti mingi ligi 120. Aga kui me läheme natukene algusesse, siis kuidas see alguse sai? Kuidas sa hakkasid kokaraamatuid üldse tegema? See oli väga vahva, et ma töötasin ajakirjas Pere ja Kodu juba 5-6 aastat. Ja siis ajakirjade kirjastuse juht viis meid külaskäigule Rootsi ajakirjade juurde Stockholmisse ja külastasime ajakirja Altomat ehk kõik toidust siis, toiduajakirja ja nemad panid kokku ajakirjas ilmunud retseptidest kokaraamatuid, värviliste piltidega kokaraamatuid, mis täna tundub nagu väga loogiline, aga tol ajal Eestis ei olnud mitte ühtegi, me räägime aastast 2000 ja arutasime, et aga prooviks, meil on ju ajakiri Eesti Naine, meil on ajakiri Pere ja Kodu, et paneks nende retseptidest kokku ka ühe esimese kokaraamatu värviliste piltidega. Ja aastal 2001 jõuluaeg siis tuli esimene raamat välja Eesti perenaise 100 rooga, mis oli siis nagu sõnamäng perest ja kodust ja Eesti naisest. Ja see läks väga edukalt, nii et kohe tehti kordus, ühesõnaga see läks kohe käima, järgmine kevad juba tuli 100 kooki pereköögist, siis juba sügiseks jälle uus ja Eesti rahvas oli nii valmis vastu võtma värviliste piltidega kokaraamatuid, et läks lausa tehaseks lahti. Aga kuidas see on ajas muutunud, see kokaraamatute armastus, et kui see 2001 alguse sai, siis ei olnud selliseid kokaraamatuid, nagu sa ise ütlesid. Et kuidas see nagu ajas on muutunud? Kokaraamatute armastus, kas valitakse rohkem? Kindlasti valitakse, sest algus võib-olla ei ole ju valikut, siis osteti kõik need raamatud, ma tean väga palju, kes sarja kogusid ja siiamaani, kui ma kellelegi külla lähen, siis mul näidatakse tohutut rivi neid 100 rooga raamatuid, et ostetegi järjest võib-olla valimatult. Aga need on alati ka väga praktilise teemaga olnud, et või väga praktilised ei ole sellised elustiilikad, nagu praegu võib-olla moes on. Et praegu kindlasti inimene vaatab, millised pildid, vaatab kindlasti, kes on autor, keda ta usaldab ja kindlasti seda välimust ka. Esikaant kindlasti, et ei ole enam nii, et iga esikaanega raamatut ostetakse koju. Mina ise ka muideks ei osta. Mulle väga on oluline, milline esikaas on. Mis teeb hea raamatu siis esikaane järgi? Mis seal peab olema? Ta peab olema niimoodi ilus mulle, et ma hea meelega võtan ta lahti ja toon ta oma koju. Ja ta peab silma paistma ka vist raamaturiiulil? No pigem silma paistma, ta peaks raamatupoes ja köitma pilku, et kodus mul ei ole oluline. Seda ma mõtlesingi, et poes ta peab. Aga ta peab olema sümpaatne mulle, sest ei saa salata, vahel on mõni raamat, mis on kas liiga värviline või liiga närviline, et ma ei taha kõike oma koju. Aga kui me räägime sinu kokaraamatutest, mis on sinu lemmikud kokaraamatud, mida sa ise oled kirjutanud? Mis on sul näiteks pildikeeleliselt võib-olla meeldivad teemad, mis sulle... Neid on liiga palju, ma ei jõua praegu ära lugeda. Nii, aga sa oled mõned ka kaasa võtnud, võib-olla sa siit oskad välja. Kindlasti, ma naeran, ma teen ise enda jaoks kokaraamatuid. Et mu lemmikud, mulle väga meeldivad muideks need Eesti naise kogumikud, sellepärast, et eriti meeldib mulle see raamat, sellepärast, et siin on sees eraldi peatükk raamatu lõpus jõuludest ja lihavõtetest, et iga aasta, kui need pühad tulevad, siis sa vajad ju jälle mingid ideid ja sul on oma hitid siin sees.
siis ma võtan need kindlasti lahti, aga siin on muidu ka oma 300 retsepti. See on päris paks raamat. Kas see sai aasta kokaraamatu tiitliga? See sai aasta kokaraamatu tiitliga. Aga kas see võis olla 2013 aasta äkki või? Ma ei tea, aga ma mäletan midagi. 2019 on ta 2019? Ja, nii et see võis olla selline aasta siis. Aga mis sul 2013 oli ka minu arust? Kindlasti võis olla, aga seda pole mul kaasas praegu. Ma mäletan, et 2013... Ühesõnaga see on nagu vahva, et see võtab mingi 10 aasta paremiku. Või tegelikult see võttis vist 5 ja see võttis 10 või kuidagi mulle seepärast meeldib, et kui mu loomingu lemmikud ma kogun ühtede kaante vahele, et siis on nagu väga mõnus endal kasutada. Aga mu enda võib-olla kõige lemmikum on minu parimad, et siin on ka 300 retsepti, aga siin on tõesti mu sõprade, sugulaste enda lemmikud sees, et 300 retsepti on päris suur hulk. Et seda ma kasutan küll väga-väga palju. Juba koogid on siin pooled, mis ma teen kogu aeg. Sa ühesõnaga kasutad ise oma kokaraamatuid ka? Tõesti, ma teen ise endale kokaraamatuid. Siis on prillitoos, mulle ka tegelikult väga meeldib, sest siin on hästi lihtsad retseptid. Ja see on su viimane lapsuke? Eelviimane. Eelviimane? Milline see viimane sul siis? Viimane on padade pidu. Pajad pidutsevad. Ja selles suhtes, jah, võib-olla räägime sellest hiljem natuke. Sa oled ka raamatutel projektijuht. Kas on olnud niimoodi, et keegi on sinuga ühendust võtnud ja on soovinud, tal on mingi hea idee, kokaraamatu idee ja ta tahab seda kirjastada? Kas on juhtunud niimoodi, et on sinuga ühendust võtnud ja siis lõpptulemuseks on kokaraamat? Muidugi, 25 aastat on. Nende aastateks on palju neid inimesi olnud ja tavaliselt oli nii, et iga aasta aasta alguses hakkasid ilmuma, ütleme siis aasta varem me juba istusime selle kirjastuse juhiga kokku, maha istusime ja siis tegime mingi nimekirja, mis raamatud võiks ilmuda, nii et me panime päris varakult plaanid ja siis oligi, sealt ma korjasin siis nagu teiste autorite mõtted ja enda mõtted kokku ja nii need plaanid sündisid meil. Aga viimane raamat, näiteks see täiesti viimane, Padade pidu, et sellega oli nii, et mulle tuli inimene pakkuma ideed, kes pole ühtki raamatut kunagi teinud, Terje Tartes. Aga ta on ise selline kirglik kokkaja ja hästi palju reisinud maailmas ja ta ütles, et ta tahaks korjata need head retseptid kõik raamatusse. Nii et lausa viimane raamat on kellegi ideel sündinud. Mina ise võib-olla poleks teinud sellist raamatut, aga tõesti, kuna ma ka suppe just väga armastan ja pajaroogi, siis nii see raamat sündiski. Ma süttisin kohe praktiliselt. Et kui on mingi hea idee, siis inimene võib sinu poole pöörduda ja võib-olla sellest sünnib mingisugune kokaraamat. Kindlasti kohe. Ja need pöördub tegelikult siiamaani päris palju nagu ka võõraid ja kas nüüd päris võõraid, aga ikkagi keda ma ei tunne. Jah. Kui me räägime nendest kogumikest, kas sa võid nimetada, et need on ka su edukamad kokaraamatud? Ei, need on viimased. Kõige edukam kokaraamat on üldse Pereköögi kokaraamat number 1 ja Pereköögi kokaraamat number 2. Et seda esimest on tehtud 23 000 ja see ma ei tea, kui palju kordustiraaže tehti ja see on siiamaani, kus ma ükskõik kellega ma kohtun või räägin, näitavad või ütlevad, et mul on Liia see raamat kodus. Et nad ei mäleta seda nime, aga on nii vahva, et ükskõik mõne kirjanikuga, kas või oled raamatu ja roosipäeval, ta ütleb ka, et aga mul on see sinu Pereköögi kokaraamat kodus. Et tal ei olegi rohkem võib-olla, aga see üks, see on ikka hästi paljudes Eesti kodudes. Minul on ka see esimene osa olemas, aga mis aastal see ilmus? Ma olin päris noor siis, kui mulle see kingiti ka. See ilmus aastal, vaat kes seda teab nüüd, jah. Ma arvan, et kas 2009 või midagi taolist võis ta ilmuda. Kuskil sinna kanti. Ikka, see on väga vana. Ma olen nii palunud, et tehke kordustrükk, aga ütlevad, et see on natuke vanamoodne juba. Ei tee. Kas seal toorained ja... Kõik klapivad muideks. See on täitsa uskumatu. No see on selline, see on ütleme kodukoka piibel, siis et seal on ka jälle minu arust oma 300 retsepti, kui mitte 500. Ma enam ei mäletan mitu. Aga seal on kõik see, mida sa iga päev kodus teed, et ma tean, et mu oma nagu sõbrannad ja tuttavad minu vanused siis kurdavad, et lapsed lahkuvad kodust koos selle raamatuga, et mul enam kodus ei ole, aga ta ei olnud nõus ilma ära minema. See on väga hea, see sobib väga hästi kingituseks ja kui me nüüd siit edasi läheme, mis on need raamatud, mida sa soovitad võib-olla
kingituseks või mis on sinu niisugused lemmikud raamatud, mida sa üldse soovitad? Ma palusin sul natukene mõelda, mis oleks need, kui inimene läheb poodi, ta ei oska kokaraamatut valida, ta tahab midagi kinkida või tahab endale kinkida. Mis võiks need olla? No minule jälle ikkagi meeldivad need kogumikud, kus on hästi palju, sa saad kokku, et siin on tõesti alates hommikusöökidest ja lõpetades kookidega, vahepeale kõik kala, liha, taimetoit, mida iganes. Et kogumikud mulle väga meeldivad. Aga olenevad vanusest ju, et kui on selline vanem inimene, siis kindlasti prillidoosi hitid, eks ole, lemmiktoidud või nostalgiaraamatud, et need on ka hästi popid. Ma tean, kui see on nostalgiatoidud. Esimene osa tuli, see tore mummuline kaas, mis ilmselt meeldis ka inimestele kinkimiseks, siis seda tehti vist, see müüs ka kas esimese 3 või 5 päevaga läbi ja seda oli päris suur tiraaž minu mõnest, nii et kohe võeti muga ühendust ja järgmine nädal tehti juba lisatiraaž ja siis tehti veel, ma ei tea, mitu lisatiraaži. Et see on kuidagi ka väga poppult. Teine osa alati jääb lohisema, on ju, siis enam ei üllata, aga nii on. Mida veel kinkimiseks? Suvi tuleb. Kindlasti soovitan grilliaabitsat, et see on ka nüüd värskelt kordustrükina tulnud välja. Ise tunnen neid inimesi, et usaldan 100% hästi lihtsad retseptid, mitte ainult liha ja kala, vaid tõesti hästi palju ka taimetoitu otse grillilt, et see on minu arust ka väga tore. Ja ma võin kinnitada, et seal sees olevad toidud maitsevad ka väga hästi, sest mina pildistasin need fotod sinna raamatusse ja need lihad maitsesid lihtsalt imeliselt. Nad on hästi tublid tegijad. Ja, ma väga ootasin neid pildistamispäevasid. Et... Siis kellel on nagu ikkagi, on ju palju noori, kes ei söö liha, kes põhimõtteliselt võib-olla, kes kuidas. Et siis soovitan kindlasti see Ernest omletti, et kus on vanad head ja uued põnevad retseptid siis nagu vegan versioonis, et see on ka väga tore, üle 100 retsepti ja vahvate autoritega, kellega me õppisime toitumisnõustajaks 3 koos. Mina tahan nüüd lisada seda, et kui siin nüüd see suur raamatukuhi on laual, siis see Ernest omletti on minu arust nii ilus raamat ja see on nii sisukas, et mina kohe kindlasti soovitan seda kingituseks, et siin on natukene teistsugused retseptid ja väga põnevad, aga samas väga lihtsad, et nad ei ole väga keerukad, sa saad komponendid ilusti poest kätte ja minu arust see on päris mahukas raamat ka, et kui sa selle poest ostad, seda on veel poodides müügil. Seda on poodides ja võib mulle ka otse kirjutada ja saab minu käest kodus ka väga, väga sootsa hinnaga veel. Et kui sa selle nagu endale saad, siis oled ikka täie raha eest saanud. Näiteks siit ma teen alati hapukapsaid, mulle meeldivad taimsed hapukapsad natuke apelsini ja ploomidega, et siin on hästi toredaid asju, mida ma ise ka kasutan ja teen. Aga magusast ma mäletan seda, kui sul ilmus purgimagustoidud. Jah, see on tore. See ilmus tegelikult vahval ajal, kui ma tegin kohvikmaias mokka, tegin ise retsepte, siis need olid esimesed purgimagustoidud, mis sinna nagu kohvikuletile siis jõudsid. Aga seda raamatut vist enam ei ole. Seda ei ole enam ammu, jah. Seda ei ole mitte kuskil. Aga see oli mu esimene omakirjastatud raamat, nii et selles on ta mulle kuidagi kallis. Lapsukene. Üheks juubeliks ma endale selle lubasin, et mõtlesin, et tähistan ühte juubelit teistmoodi, et teen oma kakaraamatu ja kutsun siis kõik sõbrad esitlema seda. See oli ka Maias Moka kohvikus, et siis saigi neid minu purgimagusteid seal süüa ja kooke ja tortega, mis ma tegin sinna või millega me koostöös siis tegime. Aga sa oled kirjutanud sadu ja sadu retsepte. Mis on need toidud, mis on sul ikka jälle kasutuses, et ikka on mingid retseptid, mis jäävad kasutusse ja mõned on need, mida sa teed paar korda läbi ja rohkem sa ei kasuta? Mis on need, mis on, ma ei tea, tähtpäevadel sul kindlasti on? Neid on liiga palju. See on põhiküsimus alati, et Liia, mis on sul lemmiktoit? Mul ei ole seda, sest kogu aeg tuleb midagi uut, kogu aeg, ma arvan, sul samamoodi. Midagi teed, jälle siis sa teed seda tükk aega, kuni sa tüdid, siis avastad mõne vana asja, oi, see on ka hea, teed jälle seda tükk aega. Nii et selles suhtes mul ei ole vist selliseid asju, mis mul kogu aeg kasutuses on. Või kindlasti on ja ma ei oska seda lihtsalt ise praegu välja tuua. Aga kui mingid lõpetamised on tulemas, mis kooki sa soovitaksid teha? No mina olen see Brita fänn. Ma isegi leian, et ma olen Brita maaletooja lausa, sest ma tõin ta kunagi 90-ndatel Rootsi ajakirjadest, kui ma peres ja kodus alustasin. Et kuna tõesti minu alguse inspiratsioon on just rootsikeelsed retseptid. Et Britat ma teen siiamaani, tõesti kookidest ma võin sulle kohe vuristada, mida ma kogu aeg teen. Et Brita on nii suvine maasikatega, et seda soovitaks kindlasti. Pavlova on ju, ilma selleta ka suvel ei saa lõpetamiste puhul. Teed suure plaadi Pavlova, kuhi marju peale ja
toorjuustu vahukoore vahtu peale ja tegin alles oma sünnipäevaks ka ja kõik kiitsid ja kõik sõid ja mõmisesid. Ja see on suhteliselt kindla peale minek ka, et ei kõikidele meeldib. Jah, täpselt. Ja see on nii lihtne ja hea, ei ole kallis, ei võta, aega selles võtab, et see pesee peab seal ahjus kuivama, aga tegevuselt ta ei võta ju üldse aega, on ju. Vahustad surra ära, viskad ahju ja on väga mugav. Siis ma olen muidugi suur Gräsupea fänn, suur Napoleoni fänn, et mulle sellised tordid, neid ma teen ka hästi palju. Gräsupead sa teed siis... Mina teen suurena. Suurena? Jah. Aga... Ma tean, sina teed ümmarguses vormis, minul on ta ikkagi suur. Jah. Et ma teen ahjuplaadi peal, siis lõikan pooleks, mul tuleb ta selline nelinurkne. Ja kui on palju külal, siis mulle meeldib, et ma teengi nagu mitu põhja, siis ma teen ta täitsa suure ahjuplaadi suuruse. Ja sa paned moosi ka vahele sinna? Ma panen alati haput moosi. Mis moosi sa kasutad? Mul on kas kreegi, kirsi, mulle meeldib ja siis, et punased ja hapud moosid. Ja Gräsupeaga on see ka hea, et sa saad selle tegelikult varem nii mugavalt valmis teha, et siis kui sul külalised tulevad, siis ei ole enam mingit kiirustamist. Muideks ma teen Brita ka eelmine õhtu valmis. Mulle meeldivadki koogid, mis ma teen või tordid, et teen eelmine õhtu valmis. See on süda rahul, on ju, kook on olemas, juba saab nagu soolasele pühenduda. Kuule, aga väga hea. Ma arvan, et siin on täpselt õige aeg, et minna nüüd retsepti osa juurde. Ja nüüd olemegi jõudnud retsepti osa juurde, kuna sinu retseptid on alati õnnestuvad ja väga mõnusad ja kodused, siis ma palusin sul varuda valmis 2 retsepti. Millega sa nüüd üllatad? No ma arvan selle soolase retseptiga ma natuke üllatan, et see on selline natuke lihtsustatud poole tunni argiroog, miks mitte ka pühapäevaroog, kariibipärane seafilee karri ja kookospiimaga. Ja see tegelikult selle retsepti tõin ma kaasa Rootsis oma tädipojal külas käies, kes tegi meile seda. Nagu ikka tood ju oma siis sugulaste retsepte ka siia. Ja tema teeb seda täiesti korra nädalas, sest see on nii lihtne ja nii maitsev lihtsalt. Ja siis nüüd teen ka mina, et kuni riis keeb, praktiliselt saad selle kookospiimaga mõnusa kastme siis valmis. Ja ma teen seda sea sisefileest, et see valmibki hästi lihtsalt, ei pea väga kaua siis teda hautama ja teiseks ka, et sea sisefilee on ju väga kvaliteetne sealiha tegelikult, et ka meile tervislik ja kasulik. Aga selleks läheb siis vaja 500-600 grammi ehk 1 sea sisefilee, 2 sibulat, 2 supilisügatäit õli, 1-2 teelisügatäit karrit, 2 detsiliitrit lihapuljongit, 400 grammi kookospiima ja 1 väike ananassi kuupikute konserv omas mahlas, kindlasti omas mahlas, eks ole, et ta ei ole liiga suhkrune. Ja soolapipart maitsestamiseks. Ja kaunistan lõpus siis röstitud seesamiseemnetega, kui ma juba panen ta vaagnale või kuhu iganes või taldrikule. Ja teen siis nii, et kõigepealt panen riisi keema, samal ajal hakin sibulat ja kuumutan pannil supilisügatäis õlis koos karriga klaasjaks. Tõstan kaussi ootele. Tükeldan seafilee ribadeks ja pruunistan pannil ülejäänud õlis. Maitsestan soolapipraga. Kuumutan puljongi koos kookospiimaga ja valan pruunistatud seafileele. Sega hulka sibulad ja nõrutatud ananassikuupikud. Kuumutan mõni minut kõike koos ja tõsta siis nõrutatud riis vaagnale ja kalla kookoskastmes seafilee peale. Natuke seesamiseemneid kaunistuseks ja naudi kohe. Et ta on hästi tore tegelikult sellisel natuke sügavamal vaagnal serveerida ka. Aga kui mitmele see on siis? See on 4. 4. Ja see läheb hetkega suhteliselt see valmis. Tegelikult see on hästi ruttu saab valmis ja maitseb tavaliselt ka kõigile, ka lastele. Aga kuidas sa, ma hakkasin mõtlema, kui sa nüüd seda retsepti siin jagasid, kuidas sa üldse kokkamise juurde jõudsid? Kas sa oled õppinud või? Ma tegelikult olen lõpetanud tipi toiduainete tehnoloogia, aga ma peaks töötama kuskil tehases. Ja ma tegelikult alguses olin praktikal peale lõpetamist ka Leiburi kondiitri osakonnas. Nii et kookidega ma sain 3 aastat siis alguses hea kogemuse. Aga ma tundsin, et tehase töö ei ole üldse minu jaoks, et hommikul 8 õhtu kella 5 mingi konveier käib. Ei. Nii et ma tulin kohe sealt ära, kui suunamisaeg läbi sai. Ja tegelikult siis ma läksin üldse tööle Eesti raadiosse, rootsikeelsetesse saadetesse, nii et täiesti teine ooper, aga vähemalt loominguline töö. Ja kui ma jäin lapsepuhkusele ja lapsed olid sellises vanuses, et läksid lasteaeda, siis tuli ju tööle minna tagasi. Aga ma ei tahtnud ära raadiosse minna, ma ei raatsinud nende juurest lihtsalt ära minna kodust ja siis samal ajal otsis ajakiri Pere ja kodu
toimetajaid, ta alustas täitsa esimesest numbrist ja kirjutasin julgelt, pakkusin retsepti toimetajaks, kuna ma lugesin neid rootsikeelseid ajakirju, kus olid hästi palju toredaid toiduretsepte ja mulle meeldis neid väga katsetada kogu aeg kodus. Ja nii läkski, et alustasin siis, et iga kuu oli ajakirja vahel 16 lehekülje retsepti lisa, kus siis mina õppisin ja kasvasin, sest ega ma kokaks pole õppinud, kõik on ise õpitud. Ma arvan, et sul sama, Ragne, on ju? Ja minul olid need retseptilisad olid kodus täiesti olemas, et need olid väga hinnatud ja väga paljud kogusid neid ja ma arvan, väga paljudel on need tegelikult praegu olemas. Need isegi müüakse eraldi, neid vanu, et siis on küll vahva näha. Ja kui kaua sa seal tööl olid siis? Peres ja kodus, kas 21 aastat või? Okei, päris pikalt. Päris pikalt, jah. Ja siis oligi nii vahva, et kui Eesti naisest läks eelmine köögitoimetaja ära, siis pakuti mulle ja siis ma ütlesin, see on suurepärane järg. Sest et ma olin väsinud, ma ei teinud ju enam neid väikeste lillekeste ja naerulsuudega võileib kodus. Et lasteretsepte tegelikult ma enam nagu ei tahtnud, et ma olin nagu sellest heast väljas. Aga kuidas on, kas on need, kuidas sa nagu ütleme, kui sa ajakirjas töötad, minul on täpselt samamoodi, et iga aasta tuleb ju see rabarberi hooaeg, iga aasta on see maasikooaeg, tuleb need jõulud, grillid, lihavõtted. Täiesti. Kuidas sa nagu suudad jälle uut asja genereerida, sest ütleme 21 aastat, 21 jõulu, 21 juunikuud. See oli, aga nüüd on ju rohkem. Ma arvan, nüüd on ikka 30 aastat täis. Eesti naine tuli otsa. Aga eks on olnud murdekohti ka, kus ma tunnengi täpselt, kas enne jõule või enne lihavõtted, et nüüd küll aitab, et ma ei suuda midagi välja mõelda. Aga siis kuidagi jälle sujuvalt saad sellest kriisist üle ja jätkad ja nüüd juba silm särab tegelikult. Enam ma nagu ei mõtle. Ja mingid uued trendid tulevad ka peale, et siis sa juba kuidagi kohandud. Kindlasti uued trendid ja me oleme alati kokkuleppele saanud ka peatoimetajatega, et ei pea olema lihavõttetoidud iga aasta, võib olla kohupimakoogid, võivad olla kanatoidud, mida iganes on ju ja jõuluaeg ka samamoodi, kuigi päris jõulust vist ikkagi ei pääse. Ma olen nõus. Püüad küll uuenduslikke jõulutoite välja mõelda, aga ikka see aastas on üks kord jõulud ja sa ikka tahad seda niisugust ehedat jõulutoitu. Kui siis neid hapukapsaid on ju mingi 10 versiooni, et selliste asjadega mängid, aga muidu on ikka raske tegelikult. Kuule ka magusast, kas magus on sul hooajaline vist? Loomulikult, rabarberi aeg on ju kohe saabumas. Praegu nad on küll väiksed, aga kohe-kohe. Ja mul on tõesti selline, ma ei tea, ka mingi 10-15 aastat üks väga suur lemmik, et mul meeldib seepärast, et siia läheb palju rabarberit ära. Ta on tegelikult kodus olevad ained, absoluutselt kõik. Et tekib isu ja paned koogi ahju. Tuleb suur rabarberikook. Plaadikook tähendab, jah. Ja selle jaoks läheb siis põhi on hästi lihtne 4 suurt muna, 2 detsiliitrit õli, 2 detsiliitrit suhkrut, 4 detsiliitrit jahu ja teeluseks küpsetuspulbrit. Peale 800 grammi rabarberit. Kui läheb ka kilo, ma arvan, ei juhtu ka midagi halba. Ja mis teeb selle koogi just imeheaks, on purutainas peale 80 grammi võid, 1,5 detsiliitrit suhkrut, 1,5 detsiliitrit jahu ja siis mulle meeldib siia panna ka mingi 50 grammi jämedalt hakitud kreeka pähkleid. Võivad olla ka metspähkleid. Seda ei pea panema, aga see teeb imeheaks selle. See läheb siis sinna puruga segamini? Sinna läheb, jah. Et ta on nii lihtne just, et sa segad ju, vahustad siis munad suhkruga heledaks vahuks, segad juurde jahu küpsetuspulbri segu ja õli, segad surr läbi jälle on ju, valad küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile, tükeldad rabarberid, laotad põhjale ja näpid kokku purutaine puistad rabarberitele, kogu moos. Ja küpsetad ahjus 200 kraadi juures 30-40 minutit või kuni siis kook on kaunilt küpsed. Ta on lihtsalt nii lihtne ja tänu sellele õlile seal taina sees ta seisab kuidagi hästi mahlane ja mitu päeva, kui teda ainult jagub. Aga ma tean ka inimesi, kes on küsinud, kas võib selle näiteks õli asendada sulavõiga. Muidugi võib, alati või maitse on hea. Aga uskuge, ta jääb pehmem ja mõnusam selle õliga. Suurepärane, seda võib ka õunahoajal vist proovida. Ma ei tea, ma olen teinud seda ainult rabarberiga. Ma arvan, et see hapu ja kõik see kuidagi, jah. Aga kindlasti saab. Ja see on vaata huvitav, rabarberikook, siin ei ole kaneeli. Jah, ei olnud, jah. Aga siia sobib see. See on just niimoodi hea. Nii et ma ei ole seda mitte kunagi teinud kaneeliga. Tõesti. Jah. No väga hea, need retseptid on meil kõik siin all olemas ja ma arvan, et magusa pealt lähme edasi magusa peale ja lähme testi osa juurde. Väga põnev. Nii,
Nii, ja nüüd oleme jõudnud toidutesti juurde ja ma mõtlesin, et seekord võiks olla testimises erinevad rummikoogid. Minu arust see on hästi nostalgiline amps ja kuna sina oled teinud ka nostalgia kokaraamatuid, siis minu arust läheb see väga hästi kokku. Ja ma olen väga põnevil, sest mulle ka lapsepõlves nad väga meeldisid tegelikult. Kui tihti sa teed ise rummikooke, kas sa üldse teed? Ei tee, enam ei tee. Minul täpselt samamoodi. Vahest küll on, kui jääb mingit kooki järgi, siis ma olen kokku seganud selle segu ja pannud sügavkülma, et siis kui ootamatult külalised tulevad, aga üldiselt pigem ei tee. Pigem ei tee millegi pärast, jah. Aga nostalgiline on ikka ja armas. Mina olen lapsepõlves söönud omajagu rummikooke. Ma arvan, et kui me hindame maitset, tekstuuri, vaatame natuke koostisosasid ja siis paneme paremusjärjestikku, et ehk selgub see maitsest. Välimuselt on juba tegelikult väga-väga erinevad. Täiesti. Et ma juba alustan siit lõikamisega. Teeme pooleks, on ju? Ja maa ja ilm. Nii. Ma arvan, et me ei jõua neid poolikuidki ära süüa. Absoluutselt. Et siin üks rummikook, ma ei teagi, kuidas see lõhna on. Siit näpu vahel lausa, jah. Aga me arutasime, et vist ükski tootja ei kasuta ehtsat rummi. Ma ei usu hästi, see ei kannata lihtsalt rahaliselt. Et pigem on essentsiga. Aga tegelikult mina olen ka teinud ikkagi kuisis essentsiga kodus ka. Ma ei ole päris rummiga kunagi teinud. Ei ole üldse paha. Kuidas sulle tundub? See on väga hea. Tekstuur on väga hea. Mahlane, mõnus. Ja seda rummi maitset või essentsi maitset ei ole üleliia palju ka on aru saada, et see on täitsa nagu lapsepõlve rummijook. Väga hea on see. Väga hea. Nii, ma vaatan nüüd vaatame, saad vahepeal süüa. See on Selveri köögi oma. Nii, Selveri köögi oma on kohe siin ja selle... Maitse seda kreemi muideks. Ma maitsesin. Hapukas ja mõnus. See on hapukas, see ei ole miski võikreem ega midagi, see on väga, jaa. Mis annab ainult head maitset siia tõesti, see on tõesti väga hea. Siin on, siin on rummi maitsena mass 86% ja siis sulgudes on ära toodud siin koostisosad ja siin on või. Tõepoolest ta maitseb hea. Ja ta ongi väga-väga eheda ja mõnusa maitsega. Aga ma nüüd rummi kohta siit ei oska praegu välja lugeda. Siin oli midagi kohupiimavahu kreem. See on hapukas ja see on väga maitsev. See kreem on väga hea see peale. See on nüüd selline 4 pakk Selveri köögist ja see maksab 3,99 ja 320 grammi on siis kokku. Ehk siis üks pall on põhimõtteliselt 1 euro. Nii, võtame järgmise, see samamoodi kookose, selline pallikene. Ma teen selle veel pooleks omakorda, sest muidu läheb liiga palju. Siin on natuke kurb, et siin pole kreemi peal. Siin ei ole kreemi, jah, siin on ainult kookoshelbed ja ta on selline tumedam ja mulle tundub natukene tihkem, kui oli Selveri oma. Nõus, jah. Ilmse aroom mul meeldis ka rohkem. Siin ei tunnegi. Nagu suhkrune, rummi ei tunne üldse. See on väga magus. See on väga magus. Rummi maitset üldse ei tunne. Üldse ei tunne rummi. Siin oled kinni, siis ta on lihtsalt mingisugune koogimass oleks kokku segatud. Kuigi ta mahlane on ka, kuigi ta tundus hästi tugevasti struktuuriga, aga tegelikult... Mulle tekstuurilt endal isiklikult meeldis see Selver, ta oli niisugune pehme ja kuidagi... Selveri see rummi maitse kõik, et siin on jah, ta on lihtsalt magus. Ta võiks lastele meeldida. Pallike. Nii, aga vaatame, kus see pärit on. Need on meistrite rummikoogid ja see on ostetud Maximast ehk siis Maxima köök, ma eeldan, on siin logo on peal. Ja selle hind, 2 palli hind on 2,39, kokku on siis 180 grammi. Ehk siis kallim, jah. Ja koostises kondentspiimaga on siin kohe põhiline esimene koostisosa on biskviit, nisuahu, keeferibiskviit, rapsiõli. No ei suuda mina seda
Ei suuda, leida. mina ei suuda leida. Aga siin ei ole maitses ka, mina arvan, et siin ei olegi. Ja, mis selle nimi on? Ruumipall? Ruumipall on. Nimi on täitsa täiesti olemas. Ai, kuule. On olemas. Rumm 37,5%. 37? Noh, selles mõttes kangus on võimalik või? Üks hetk on 37,5 rumme. Võib. Ja, peaks küll. Aga siis võib päris... Mis see vol tähendab? Ongi vol, ongi kangus. Okei. Siin ei ole üldse seda tunda. Nii, ühesõnaga, siin on ehe rumm on sees, mida ei ole tunda ja lisaks kõige lõpus on veel rummi lõhna ja maitseaine. Ma ei tunne kumbagi. Ei tunne. Nii, paneme selle praegu teisele kohale, see Selver läheb praegu esimeseks. Oled nõus? Absoluutselt. Nii, kas võtame need pisikesed pallikesed? Jah, võtame. Need olid siis... Vaat siin on nüüd väga rummi essentsi tunda. Aga siin on kuidagi nagu... Ei ole meeldiv. Ei ole meeldiv, täpselt, jah. Et on tunda. Maitses on. Maitses on. Aga kas teda liiga palju ei ole? On. Mulle tundub, et on... Hästi vänge. Et kui nüüd see... noh, ütleme, see on see pisikene pallik, nad on hästi pisikesed, et kui see nagu kogu selliselt nagu see üks pallik ära süüa, siis on päris kange. Teeb kohvi kõrvale jooma. Ja. Nii, need ma eeldan, et jah, need olid Marta Pagari omad. Marta Pagari maksis on väikses topsikeses, on 150 grammi on siis neid rummikoogikesi sees ja need maksavad kaotasin nüüd ära, kus need on. Marta Pagar on 3,69 ehk siis veel kallim. Ja siin on rummipallid rummi aroomiga peal, see on tehtud margariinist kui kahel eelmisel, minu arust Maximal oli ka või oli sees. Vabandust, selle saab ka välja lõigata, siin ma ei leia, siin on rapsi ja või on sees, jah. Okay. Siis Marta Pagar on, toiduvärv on sees, margariin. Miks peaks panema teile toiduvärvi, kui on tume nagu nii kakaoga? Rummi aroomid 6% ning preparaadid, vesi, paksendaja, ühesõnaga selline huvitav toode, hästi vänge ja natukene... Üle maitsestatud. Ja. Kas mis koha paneme praegu? Kolmas olen täiesti nõus. Nii, aga võtame nüüd siis sellise rosetiga. Pruuni rosetiga. See tundub ka selline pehmem, nagu oli Selveri rummikoogike. Vaata, siin on mingisugune õlikiht on taldrikul. Jääb. Rummi tunnen. Või kui magus kreem on siin peal. Maitsed küll ei tunne rummi. See ei tunne ka? Suhkur. Täiesti suhkur. See õli on all ka. Nii. Ei, pigem ei ole hea. Aga siiski ma panen kolmandaks praegu, sest need pallid minu meelest olid kõige... Ma olen nõus. Europagari rummikook. Kusjuures välimus oli tal ilus. Välimus oli väga, ja see oli juba nagu selline nostalgiline ja väga. Ja tekstuur on ka hea minu meelest. Hästi pehme, aga ainult sööks nagu suhkrut. Suhkrut ja see peal, kui Selveril oli selline hapukas kreem peal, siis sellel oli magus Europagarilt kuidagi. Kõik on hästi magus kokku. Siin on nüüd ka toodud rummi essents on. Ma ei tunne seda kahjuks. Ei tunne üldse, jaa. Aroomis natuke tegelikult oli. Ja siin on ka rummi 2% kasutatud. Ühesõnaga Europagar ja selle hind on 4 tükki on pakis. Hind on 2,73. Väga odav. Väga odav, jah. Üks odavamaid praegu. Ja vaata välimusel poolt ka midagi. Välimusel ei olnud, aga maitse on suhkur. Ja. Nii, jätame selle siis kolmandaks. Ja. Nii, jah. Ma ei tea, miks me neid taldrikuid ritta paneme, ma oleks võinud ju tooted panna. Oleks ju võinud. Palun. Nii,
okei, see on ka põnev. Nii, aga võtame järgmise. Ilusa punase. Väga ilus, see on väga nostalgilise välimusega. Nii, võtame selle punast. Ja lõika nii, et saaks seda ka. Nii, ja see on ka selline pehme. Väga pehme. Rummi aroomi on. On. No igal juhul teine koht. Ma täpselt tahtsin öelda, et see on üks ka hea. Ja. See tekstuur ja rummi maitset on tunda ja ma olen täiesti nõus, paneme teise koha. See oli, seda ma pean ütlema veel. Ahah, Eesti kondiiter. Nii, Eesti kondiiter, siin on pakis on sees 6 tükki. Kanamuna, nisujahu. Siin on nüüd margariin ja selle hinnaks on 4,82, 480 grammi. Tegelikult odav. Väga odav, see tuleb alla euro tuleb. See tuleb alla euro hinnaks. Maitses ei sega tõesti. Olen nõus. Nii, see läheb nüüd teisele kohale. Nii, see läks nüüd teiseks. Sa püüad nagu järjekorda hoida. Just, et Okei. Vaata niimoodi. Ja. Jah, niimoodi. Ei. Nii oli vist. See oli... Siin oli see hästi essentsine. Seda kuule Selverit... See on Selver? Ei, see on Selver. Selle me sõime ära. Meid küll, sa pead uue asemele panema. No me panime... Põmps. Paneme nii. Ja. Vaata, me tegime esimese pooleks. Ja. Mitmes see nüüd oli? See oli nüüd. Selle me jätsime viimaseks, sest siin oli see essents. Nüüd oli see. See oli see punasega. See oli see suhkur. Ei, see on 4. 4, jah. Või? Ei, see koht oli 3. Kõige 4. koht on see praegu. Ei, see on juba 5 ju. Okei, meil on 5 juba. Kas me... Mis asi see nüüd on? See oli ka hästi magus. Jaa, aga ta ei olnud... Selle me panime 4. See oli... Hästi suhkur, vaata see kakao oli hästi magus. See oli see, kus midagi ei olnud tunda. See on ka, ta on naturaalne suht. Ja, nii on. Ja, kõik õige praegu. Nii. Ma sööks vahepeal selle. Võtame selle. Mulle kuidagi see šokolaadi glasuur ahvatleb. Ja, nüüd on hoopis teistsuguse kujuga selline piklik, mis meenutab natukene kohupiima. Kohukest. Jah, kohukest täpselt, mitte kohupiima. Nii, aga lase hea maitsta. Aroom on hea. On. Kommi lõhka ja mingi kõrval maitse on siin, ma tunnen. Ruumimaitset on tunda. Päris tugevalt. On. Aga minu arust ei ole paha. Ei ole paha üldse. Natuke mingi selline võlts essenti maitse on. Mingi naljakas maitse on kõrval maitse. Aga see šokolaad on meeldib siia. Ja ta ei ole magus. Šokolaad oli väga hea. Kokkuvõttes pole paha. Kas 3. koht? Ma vaatan, mis oma see on üldse. Või ütleme koha ära, ärme enne vaata. Mis sa arvad, mis koha me võiks panna? No viimane ta ei ole, eelviimane ta ka ei ole. Kas 3. või 4. koht? Paneme 4. Ei tea, 3. vist ikka. Aga ma just mõtlen, sest praegu on 3. See oli puhas suhkur ka nagu, jah. Meistrite rummikook ja tal ei olnud ju... Tal ei olnud seda... Rumm on puudu jäänud rummikoogil. See on rõngupagar. Ja rõngupagari oma on sellises pisikeses batoonikeses. Tead, ma ütlen selle hinna, need on tüki kaupa müüakse, hind on 69 eurosenti ja 40 grammi. Üli odav on küll. Nii, nüüd vaatame, kuidas ma näen siit. Kana, muna, nisu, jahu, joogi, vesi, kakao, vahukoor, rumm 4%. Ehe rumm. Ehe rumm. Tõesti või? Issand, seda küll ei osanud öelda. Maitses on natuke nagu muud. Margariin on siin. Äkki see kuidagi hakkas mängima maitses. Vesi, sool, sidrunhappe. Päris rummi, ma küll ei tunne. Ka ei tunne. Aroom on hea tegelikult. Aga igal juhul 3. koht praegu. Maitse on igal juhul hea. Ja ongi meil viimane. Ma lõikan selle pooleks ja siis
see on natukene muredam tundub ja kuivam. Nagu piparkoogi maitse. Maitse või lõhnika? Lõhn. On tõesti nagu kaneeli on. Äkki siis ongi. Aga jälle välimus natukene, mulle meeldib tegelikult, kui see nagu Selveri omal tõesti see kreemitups oli ikka üliilus seal. Tead, siin on nagu piparkoogiga ja ma tunnen suhkrut. Kas sa tunned krõbiseb hambal? Väga. Tal oleks nagu, miks on nagu sooda maitse või midagi ka juures või? Ta on natukene, kuidas ma ütlen, väga intensiivse maitsega. Hästi. Ja tõesti piparkoogi maitse. Natuke magus. Pigem tõesti suhkur krõbiseb hambal. Jaa, täiesti. Ma paneks eelviimaseks. Paneme eelviimaseks, ma olen täiesti nõus. Ja vaatame, kes selle eelviimase koha sai, on pagaripoisid. Pagaripoistega on minul väga nostalgilised mälestused. Ma mäletasin neid kunagi olid paremad, jah. Aga ju äkki see, mis see segu neil vahepeal nüüd käes oli, et sellest siis tehtud või? Ma ei tea, ma võtan ühe Selveri oma veel ampsu. Selveri oma oli väga ja. Ja selle pagaripoiste hind on siis kas siin 4 tükki pakis ja on 340 ja 280 grammi, mis ei ole ka kallis. On tunda. Ja siin ühesõnaga siin on väga palju, on see nimekiri on väga pikk, on rum ja room on ja siis ühesõnaga siin on väga pikk koostisainete nimekiri, see kõik on siin. Ma võtsin nüüd ühe ampsusta Selveri oma, see on ikka peajagu üle täiesti, see uskumatu. Ta ei ole liiga lääge, tal on nagu nii struktuur. On. Tekstuur vist on õige mõelda. Ja välimus on ka väga tõesti, see on ilus. Hea. Nii, aga siis me oleme paremusjärjestuse paika saanud. Kõige esimese koha sai Selveri köök. Sul ei olegi ilusat näidata enam? Mul ei ole, aga mul on selline ilus pakeng on ka. Ja, väga ilus. Kingituseks 5, selle hind oli 399, 320 grammi. Teise koha sai Eesti kondiiter. 3. koha sai Rõngu pagar, 4. koha sai Meistrite siis rummikoogipall, 5. koha sai Europagari rummikoogid, siis 1, 2, 3, 4, 5, 6. koha sai Pagaripoisid ja kõige viimase koha sai Marta rummipallid, kus oli väga palju essentsi ja hästi intensiivse ülemaitsestatud natuke, meie jaoks vähemalt. Meie jaoks. Võibolla, kellele meeldib. Täiesti meie esitopp siin. Tead, aga ma arvan, et me oleme omadega lõpuni jõudnud. Ja väga põnev oli tegelikult maitsta valikut rummikooke, mis meil poes praegu on. Ja kui sul on need asjad kõrvuti, mingid samad tooted kõrvuti, siis kuidagi hakkavad need maitsed eristuma või kuidagi mängima. Väga palju isegi. Saab väga hästi aru. Ja Liia, aitäh, et sa tulid. Aitäh, et kutsusid. Aitäh, et sa retsepte jagasid ja aitäh, et sa siin testis osalesid. Suured tänud kuulajaga sulle, et sa olid taas meiega. Ma loodan, et sa said siit inspiratsiooni ja põnevaid ideid. Aitäh meie sponsoritele Electrolux ja Lidl. Kohtume järgmises episoodis.